Sit ready. Attention. Ja vabaklassi naised on startinud ka meie vaatajatele informatsiooniks, et vabaklassi näol on ideaalis tegemist siis sellise klassiga, kus ei osale oma elus sõudmist kas siis professionaalsel või ka sellisel võistlustasemel teinud sõudjad. Nii et need inimesed, need naised, kes hetkel meie ees ka peaks olema sellised, kes ei ole siis spetsiaalselt sõudetrenni teinud. Vee peal sõudmisest on pigem selles kontekstis juttu, aga nagu me näeme ka, siis tegelikult see vahe vabaklassi ja ka absoluutklassi ehk et siis selle klassi vahel, kus ka päris sõudjad osalevad, et see hakkab vaikselt ähmastuma ja korraldajatel võib-olla ka siin edaspidi mingisugused plaanid on, aga eks sellest kuuleb ka siis juba mingitel muudel aegadel. Aga seda sõitu vaadates nüüd juhtimas on väga tugeva eduga siin Elisaveta Beloussa, kes peaks olema Läti esindaja, on rajal number 1 pingutamas ja tema edu lähima jälitaja Krista Krumina ees on 11 meetrit. 3. positsioonil Ali Lilleorg on masinal number 2 ja vahe umbes 20 meetrit. Kui vaatame eelmist aastat, siis Krista Krumina mullune võitja hetkel 2. positsioonil. Elisaveta Beloussa on uus tulija või vähemalt eelmisel aastal ei osalenud, võib-olla varasematel aastatel on ka Alfat külastanud ning sellest sõidust leiame ka Õnnela Raudsepa, kes on hetkel 4. positsioonil. Ali Lilleorg on varasemast tuntud tegija, oli muuseas eelmisel aastal võistluse 3. ja hoiab ka seda kohta praegu. Ja nüüd on liidril Elisaveta Beloussal läbida alla 450 meetri. Vahe on vaikselt kasvamas mulluse võitja Krista Krumina ees. Krista on Läti esindaja ja me näeme, see vahe on umbes selline 13–15 meetrit. Nüüd aga viimasel kolmandikul läheb alles tõeliseks pingutuseks. Need, kes on kilomeetrit tõmmanud, teavad seda, et see viimane just 300 meetrit, see võib olla tõeline piin. See on siis see hetk, kui keha on punases, laktaat on laes ja enam ei taha keha päris mõistusele alluda. Kes seal selles etapis suudavad tugevalt ja stabiilselt tegutseda, neid saadab ka reeglina 1000 meetri distantsi sõudmisel edu. Aga siin näeme, kuidas Elisaveta Beloussa on oma edu kasvatamas Krista Krumina ees, või vähemalt on see stabiilselt püsinud juba siin mitusada meetrit. Keskmist tempot hoiab Beloussa hetkel seal 1.51 kandis ja kui nüüd niimoodi lõpuni sõidab, siis lõpuaeg 3.42.3 sinna vahele. Ali Lilleorg, mullune 3. on hoidmas ka tänavu 3. positsiooni ja 4. kohal hetkel tõmbamas Õnnela Raudsepp. Beloussa edu on püsinud eelmise aasta võitja Krista Krumina ees ja nüüd on lõpuni jäänud vähem kui 100 meetrit. Viimased 10 tõmmet on jäänud teha ning päästev finišijoon tuleb vastu. Ja ei ole see sõit väga põnev, sest et juba keskosas sai sisuliselt selgeks, et Beloussa läheb siin oma teed ja on viimasel 500 meetril tegelikult stabiilselt hoidnud. 3.43, palju õnne Beloussale, tema järel 3.47,1 eelmise aasta võitja lätlanna Krista Krumina, 3. koht aga Ali Lilleorule, kes jõuab kohe nüüd üle finišijoone ja tulemusega 3.58,7 ning tõmbamist jätkab hetkel siis veel Õnnela Raudsepp, kellel ka viimased 10 meetrid on jäänud teha. Masin number 4 jõuab koheselt finišisse. Järgmisena on kavas meeste vabaklassi sõit ja see sõit stardib kell 16.